tere, kallikene! Aitäh sulle, et sa selle video avasid ja mul on tõesti väga-väga hea meel sind tervitada. Ma soovin täna panna sind mõtlema ühele asjale, et kus sina praegusel hetkel oled. Kui sa soovid oma harjumust muuta ehk oma ellu tuua igapäevaselt või siis iganädalaselt ehk siis järjepidevalt liikumine, soovid oma elukvaliteeti parandada pilatese treeningutega või ükskõik missuguste muude treeningutega ja liikumisega üldse, võib-olla isegi toitumisega või ükskõik millega see seoses on, siis kus kohas sa täna praegu oled? Ma toon sulle välja mõningad punktid. Mõtle kaasa. Esimene faas on see, kus sa toimid nii, nagu sa toimid, isegi sa ei pane tähele, mida sa teed täpselt, sinu eluviis on niisugune, nagu ta praegu on, ja siis ühel hetkel sa märkad kuskil mingit postitust, keegi räägib sulle, et on toimumas midagi huvitavat, näiteks sattusid Pille-Pilatese Facebooki lehele või kuulsid sellest midagi ja said aru, et ohoo, et saab tuua oma ellu näiteks Pilatese treeninguga hoopis kvaliteetsema elu. Ja nüüd sul tekib selline teadvustamine, et saad midagi teistmoodi teha. Ehk siis enne sa toimisid alateadlikult, nii nagu sa toimisid oma nende uskumuste ja käitumistega ja nende harjumustega, mis sa olid endale juba kujundanud. Ja nüüd sa teadvustasid, et midagi saab teistmoodi. Ja siis sa hakkad tähele panema seda, et sa igapäevaselt toimid nii, nagu sa ennegi toimisid, aga sa juba tead, et tegelikult saaks ju teistmoodi. Et tegelikult saab ju hommikul võimelda, aga sa veel seda ei tee. Sa tead, et tegelikult Pilates aitab sul nende õlapingete ka toimetulekuks või siis seljavaluga toimetulekuks või siis üldse oma füüsilist vormi parandada või enesekindlust juurde saada, aga sa veel ei tee seda. Ja siis tasapisi sa hakkad ikkagi mõtlema, et aga prooviks. Veel näed sa Pille-Pilatese Facebooki lehel mõningaid videosid, kuuled kuskilt mingisuguseid asju, kuidas oma ellu siis tuua seda kvaliteetsemat olemist läbi liikumise ja siis hakkad püüdma, hakkad vaikselt muutma oma seda senist tegevust ja harjumusi ja käitumusi ja hakkadki hommikul võimlema. Võib-olla oled isegi liitunud Pille-Pilatese hommikurutiini loomisega ja seal on sul ilusti abimees, et igal hommikul me teeme harjutuse ja siis saad natukene vaimseid soovitusi ka. Või siis oled liitunud online treeningute programmiga või tulnud trenni või läinud trenni ja siis sa kogu aeg tuletad endale meelde, jaa, ma pean seda tegema, ma tahan seda teha ja see tundub üsna raske olevat ja tavaliselt siis inimesed annavadki alla, sellepärast et see on ju tegelikult väga pingutust vajav, sest et ma pean kogu aeg ennast motiveerima, seda uutmoodi tegema, sest et minu vana käitumisviis oli palju mugavam. Ta oligi alateadlikult mugavam, aga nüüd sa tegutsed teadlikult hoopis teistmoodi. Ehk siis sa oled jõudnud järgmisesse faasi ja nagu ma ütlesin, siin on kõige kergem alla anda ja minna sinna vanale rajale tagasi. Aga siin ma tulengi sulle appi. Kui sa oled jäänud pidama online treeningute programmi, tulnud mulle individuaaltundidesse, rühmatreeningutesse, küsid minu käest julgelt nõu, kui sa tunned, et sa seda vajad ja hommikurutiini programm on ka niimoodi välja töötatud, et sa saad igal päeval selle harjumuse endale luua ja kui sa jääd sellele pidama, ehk siis see pingutus tuleb teha, siis ühel hetkel märkad sa, et sa teed juba alateadlikult, sa hommikul ärkad üles, sa juba iseenesest hakkad võimlema. Sa juba päeva jooksul tunned ise, et mul on seda liikumispausi vaja, võib-olla iseenesest juba tead, et ma täna teen selle online treeningus selle treeningu või siis ma lähen individuaaltreeningusse, see saab juba sinu elu osaks. Ehk siis on see uus käitumisviis saanud sinu alateadvusesse omaseks ja väga mugavaks. Ja siis muidugi on see, et kui sa tahad jälle mingeid uusi harjumusi tekitada endale, siis see sama programm läheb jälle käima. Ja? Ehk siis alateadlikult käitud nii, nagu sa käitud. See käitumine ja mõtlemine, mõttemustrid, kõik, mis sul on. Alateadvuses nii, nagu ta on. Siis tekib see teadvustamine, siis tekib see teadlik
natuke nagu selline tunne, et ahah, et ma tean, et ma veel ei tee, aga ma tean juba, et saab teistmoodi. Siis sa hakkad ennast harjutama teistmoodi, ehk sa teadlikult hakkad seda muutma seda käitumist, mida sa tahad. Ja siis läheb see sinu alateadvusesse. Ja muidugi sa ei näe tulemusi võib-olla kohe, aga mõtle, kõiki asju kõik asjad saavad teoks mitu korda, ehk siis kõigepealt meie peas ja siis alles välismaailmas, et kas see on laud, kas see on tool, keegi on selle enne juba kujundanud enda peas valmis ja siis see on valmis saanud, eks ju. Aga tead, et me ei näegi seda tulemust kohe, see jõuab natukese aja pärast. No mõtle kas või selle peale, et me peame juba uskuma, et see asi on käes, see asi saab teoks, mis eesmärgi me oleme võtnud endale, et mul tõesti tuleb see kehateadlikkus, ma saan heasse vormi, ma tunnen ennast hästi, minu valud taanduvad ja nii edasi. Ehk siis kui me oleme soovinud väga, et meil oleks laps, siis teda ei anta ka kohe selle soovi kohaselt meile kätele, vaid ta kõigepealt valmib meie kõhus, eks ju, naisterahva kõhus, ja siis me ei saa öelda, et ei, teda ei ole, vaid me juba siis usume, et see laps on olemas, mis siis, et ta meie kätel ei ole. Ja siis ühel päeval ta tuleb meile käte peale. Ja samamoodi on meie selliste unistuste ja soovidega ja meie eesmärkidega ka. Me peame uskuma, et meil on see juba käes. Me peame uskuma seda, et isegi kui see ei ole nähtav veel, siis see jõuab meieni. Ja need 4 faasi, millest ma just rääkisin, siis need me käime alati, ükskõik mis areng meie elus on, me käime kõik selle läbi. Nii et mõtle, kus sina täna oled ja ma olen sulle abiks siis, kui sa tunned, et sa seda abi vajad. Ja muidugi 3. faasis on hästi oluline see, et su ümber on inimesed, kes sind toetavad, kes sinu tegevusi innustavad ja selleks ma su kõrval ka olen ja meie online treeningute süsteemis teised inimesed ju täpselt samamoodi, kes samal teekonnal on nagu sina. Nii et ma olen väga-väga uhke su üle ja suur-suur tänu sulle, et sa selle video ära vaatasid ja võta minuga julgelt ühendust. Ma olen sinu jaoks olemas ja ma soovin, et su elukvaliteet muutuks ja selleks sa saad ise need esimesed sammud teha ja mina aitan sind selle juures. Hästi toredat päeva sulle!